Euroopas on otsustatud, et sõidukeid tuleb lämmatada regulatsioonidega rohkem kui lennundust, mis on omakorda pannud autotootjad keerulisse olukorda, paigaldades autodele kohustuslikke ja tüütuid sõidu- ja ohutusabilisi, milledest on kohati rohkem kahju kui kasu. Ka tarbesõidukid ei pääse ülepaisutatud regulatsioonidest, mistõttu pidi Volkswagen Crafterit värskendama. Ja selline näebki välja uuendatud Crafter eest ja selline näeb välja uuendatud Crafter külje pealt ja selline näeb ta välja tagant. Ja kui sa arvad, et see näeb välja täpselt samasugune nagu ennem, siis sa eksid. Nina osas kõige suuremaks disainimuudatuseks on see Volkswageni logo, see on nüüd sile. Järgmiseks on see radar suuremaks muutunud ja kaitseraual on see triip teistsuguse disainiga. Loomulikult on see auto endiselt vägagi askeetliku baasvarustusega, nii et sellised LED-tuled on lisavarustus, et pead ikkagi halogeeniga sõitma. See kaitseraua ülemine osa on ka tegelikult standardis värvimata. Siin on see sellepärast selliselt värvitud, et see läheks ilusti kokku siis nende suurte küljeliistudega, et oleks kõik ikkagi samal joonel. Aga külje pealt on jäänud kõik samaks, vähemalt mis puudutab kerepaneele. Muutunud on väljadisainid ja on juurde tulnud erinevaid kerevärvivalikuid ka. Endiselt pakutakse seda autot lühikse teljevahega. Siin on pikendatud teljevahega, mis on umbes 60 cm pikem ja siis on võimalik saada seda kere veel pikemana, ehk siis siia tahaossa tuleb veel 30 cm pikkust juurde. Siis on võimalik seda autot saada madala katusega, siin on see kõrgema katusega ja loomulikult saab valida ka veel täismassi. 3 tonni, siin olev 3,5 tonni, 5 tonni ja 5,5 tonni. Ka veoskeemi valik on olemas. On nii esivedu olemas, on tagavedu olemas ja on ka nelikvedu olemas. Nii et valikut põhimõtteliselt kõigile. Ja tegelikult see pole veel ka kõike. Saab ka nii nimetatud meeskonnaautosid, kus siin tagapool on teine istmerida. Siis on võimalik seda saada ka raamautona, et sa saad ükskõik mida selle peale ehitada. Ja siis on võimalik Crafterit saada ka kastiautona. No nüüd vist on küll kõik nende kerevalikutega. Aga kuna tegemist on Volkswageniga, siis ahvatleva hinnaga baasvarustuses ei ole näiteks elektriliselt reguleeritavaid soojendusega peeglid. Selle asemel saad sa käsitsi reguleeritavad ilma soojenduseta. Seega siis iga talvel hommikul pead siit kraapima kõigepealt jääst puhtaks ja siis sõrmega selle peegli paika lükkama. Mina arvates on see üsna tüütu. No ja tagaosas muutus Crafter premiumiks. Nimelt ennem oli ju Crafteri kiri siin ukse peal või oli see siinpool ukse peal. Nüüdseks on see siin tulede liistu peal ja sellise suure laia fondiga, nii nagu mõned autotootjad on öelnud, et tegemist on premiumliku kirjafondiga. Ju siis on. Proovisõidu Crafter on 3,5 tonnise täismassiga, kõrge katusega, pika teljevahega ja keskmise üldpikkusega. Mootoriks on 2-liitrine TDI diiselmootor, mis arendab 103 kilovatti ja 360 newtonmeetrit. Käike vahetab uus 8-käiguline automaatkast ning veoskeemiks on esivedu. Kui selle Crafteriga tühjalt sõita, siis vedrustus kipub veidikene põrkama. Aga iseenesest on see normaalne, sellepärast, et kandevõime tõttu peabki see vedrustus olema pisut jäigem. Järgmiseks on see kõrge auto ja kui kõrgel autol on jäigem vedrustus, siis on maanteekiirustel sellega mugavam sõita. Ehk siis see auto ei ole nii tundlik külgtuule suhtes. Aga kui siia ütleme umbes 300 kilogrammi raskust peale panna, siis muutub juba vedrustus mugavamaks. Järgmine asi muidugi, kui sa valid selle sama vedruistme, siis see annab ka väga palju mugavust juurde ja sa õõtsud siin täpselt nii nagu mõnes veokaski. Aga kõige olulisem selle auto puhul on muidugi see, et sa investeeriksid kõige võimsamasse mootorisse, sest see 103 kilovatine mootor on ilmselgelt jõuetu sellele suurele kerele ja
siin on hea fakt ka, mis näitab seda, et kui me võtame VLTP standardi numbrid, siis 130 kilovatine mootor on 0,1 liitrit keskmise kütusepulu poolest janusem, aga tegelikus elus on need numbrid ikkagi sootuks teistsugused. Ja just see väike mootor sellistel suurtel sõidukitel näitabki väga selgelt seda VLTP standardi puudujääki. Ehk siis see auto viiakse laborisse, rullikute peale, seal ei ole tuult, mis seda takistust muudaks, mis seda kütusekulu tõstaks ja muidugi ka mass ei mõju seal rullikute peal nii täpselt kui päriselus ja seetõttu ongi sellised suured kaubikud viimasel ajal alamotoriseeritud ja kõige suurema mootoriga kaubik tänasel päeval on tegelikult Iveco. Ivecot on võimalik 3-liitrise diisliga saada. Ei ole seda Mercedestel, ei ole seda Renault, ei ole seda Peugeot ja muudel sellistel kaubikutel. Kui ma nüüd siia võrdlusesse toon teised kaubikud, siis Sprinter on kõige ligilähedasem konkurent. Küll muidugi Ivecot on võimalik saada sellise suure kerega ja laia valikuga. Täpselt samamoodi on võimalik ka Ford Transitit saada laialdase kere valikuga ja ka Renault Masterit on võimalik saada. Aga just nii Sprinter kui ka Crafter annavad oma lisavarustusega, mugavusvarustusega just selle väikse asja juurde, mis muudavad need kaubikud mugavamaks. Kas või näiteks automaa käigukastide valik on Sprinteril ja Crafteril erinevate mootoritega ja erinevate kere suurustega suurem kui konkurentidel. Crafteri külgust tuleb alati käsitsi avada ja siin elektriajamit ei pakuta nii nagu Sprinterile ja kõik, mis siin kaubaruumis on tegelikult lisavarustus. Need käepidemed, siis lisavalgustused ja loomulikult kõik see mööbel, põrandakatted, seinaviimistlus, millest need viimased 2 on tegelikult kohalik järelpaigaldis. Aga kuna selle auto kõige põhilisemaks konkurendiks on ikkagi Mercedes Sprinter, siis ei saada ju konkurentsi mõistes alla jääda. Ja tegelikult nad on üsna samaväärsed autod. Sõltuvalt kere suurusest mahub siia kaubaruumi 3–6 euro aluste ja sellise pikateljevahega mudelile ehk siis keskmise kerepikkusega mudelile mahub 4 euro alust siia kaubaruumi. Kandevõimeks sellel autol on 1,1 tonni. Kaubaruumi pikkus on 3,6–4,8 meetrit. Kõrgus 1,6–1,9 meetrit ja haagise veovõime 3 tonni või 3,5 tonni, sõltuvalt mudelist. Crafter meenutab mulle kohati nagu mõnda Ameerika autot, sest et ma ei mäletaks ühtegi teist sõidukit, kus oleks nii palju topsihoidjad. Siin on 1, 2, 3, 4, 5 ja kui ma nüüd selle seljatoega alla tõmban, 6, 7, 8 tükki lausa. Nii et kõik Statoilid saab vist läbi sõita. See keskmine topsihoidja, mis siin on muidugi, see väga usaldusväärne ei ole. Vähemalt telefoni ta siin augu sees hoida ei taha, aga selle jaoks on tegelikult siin üleval olemas juhtmevaba laadimisega pesa ja siin all on ka selline pisem peha, kuhu siis telefon panna, kui sa tahad näiteks juhtmega telefoni laadida. Aga see keskmine osa on siin tegelikult sellepärast selline väljaulatuv, et seda autot saab ju ka käsikastiga ja kuskil on vaja siis käsikasti kang panna. Uuenduste osast on siis nii, et see digitaalne ekraan, 10-tolline on standardis, 12-tolline on lisavarustuses, see on 10-tolline ja selle puutetundliku ekraaniga on selles mõttes äge, et sa saad oma telefoni siia ära ühendada, sa saad Waze'i kasutada, sul muutub navigeerimine mugavamaks ja iseenesest see ekraan on nagu suur ka, onju. Aga need slaiderid siin all, need on jällegi sellised kaheti mõistetavad asjad, sest et kaubikute kasutajaid on 2 sorti. Ühed on sellised, et kes kõiki tõsted teevad ainult kindaga ja siin autos on ainult puhta käega ja teised on sellised, et savi põha, et see on minul ikkagi ju tööauto, see on tarbese ja siis ollakse määrdunud kätega siin sees. Ja suure tõenäosusega või enamasti tegelikult need puutetundlikud asjad määrdunud sõrmega lihtsalt ei toimi kõige paremini.
Järgmine uus asi on muidugi see digitaalne näidikute paneel, mis on minu ninaes, see on standardis, see on hea pildiga, see on suur ja kõik informatiivne ja kõik vajalik info on seal olemas. Nahkatega rool on lisavarustus ja nende füüsiliste nuppudega multifunktsionaalne rool on automaatkasti puhul standardis ja käsikastiga lisavarustus. Selles autos on enamasti ainult heledad toonid, et siis natukene selliste avarust juurde lisada. Uus asi muidugi on ka veel see, et automaadi käigukangi nupp või hoob on siia tulnud rooli samba peale ja elektrilise käsipiduri nupp on ka siia hästi mugavalt rooli lähedusse toodud. Küll muidugi pean ütlema, et pimedas sõites need indikaatortured on natukene erksed ja need võiksid olla tuhmimalt. Ja täpselt samamoodi on natukene häiriv siin üleval armatuurlaua peal olev USB-C pesa. See on ümbert valgustatud ja see valgustus peegeldab tuuleklaasile, nii et pimedas sõites on jällegi kohati ebamugave. See, et see keskmine seljatugi on selline allaklapitav ja plastikkattega, see on okei, sellepärast, et seda sa saad kasutada ka töölauana. Panne siia kas siis oma rüppelaal peale või siis mõnda dokumenti allkirjastada. Ehk siis see on väga funktsionaalne, see on väga hea asi. Siin üleval peal on terve hunnik avatud laekaid, kõik jällegi plastikust, asjad kolisevad. Üsna suur selline kindalaegas on ka olemas, kuhu saad siis näiteks dokumendid panna ja siin üleval on ka siis mõned sahtlid, kuhu jällegi mõned dokumendid panna. Uksesahtleid on ka lausa 3 erinevas tasandis ja need ka jällegi kõik kõvast plastikust põhjaga, nii et asjad jäävad seal kolisema. Istmetega on niimoodi, et siia kõrvalistu ja istme alla on võimalik mõned asjad peita, ehk siis siin all on laekad ja selline vedruiste on siis kõige luksuslikum iste. Ehk siis siin rooli taga sõidad nagu mõnes veoautos, et see iste siin kogu aeg niimoodi vetrub, et sul oleks mõnus olla, et siis selge ei saaks liigselt põrutada erinevatel ebatasasustel. Istme põhja pikkus saad reguleerida, saad nimmetuge reguleerida, lisaks on ka olemas 2 käetuge, neid saad ka kõrgust reguleerida ja siin rooli taga tegelikult see sõiduasend on väga-väga mugav. Tõsi, kui sa oled pikem inimene, siis võib jääda jalaruumist puudust, kuna sa seal seda istet väga palju tahapoole lükata. Näete ise, no see on maksimum, et 2-meetrine inimene võiks tegelikult siia veel ära mahtuda. Ja muide sellel istmel on veel ka massaaži funktsioon. Küll muidugi üsna algeline, ehk siis nimmetugi mudib sul selga, aga vähemalt on massaaži funktsioon. Ja mis puudutab selle auto helisüsteemi, no siis see on paras köögiraadio tegelikult, sest need kõlarid ei taha kuidagi madalaid sagedusi mängida ja need kõlarid kipuvad plärtsuma. Ja väga palju rõhku on läinud selle auto uuendamisel just sõidu- ja ohutusabilistele, millest enamus on Euroopa Liidu seadustega kohustuslikud. Ja ma tean, et nii mõnigi uue auto ostja on oma pahameelt müüjatele siis avaldanud, et nad ei taha neid. Aga kahjuks nendest ei saa loobuda, need peavad peal olema. Ja need tüütud abilised siis on, üks asi on tähelepanu jälgija. Ehk siis siin on kuskil mingi kaamera, mis siis jälgib, kuhu sa vaatad, kas sa vaatad liiga palju kõrvale, saad teavituse. Siis on piirkiiruse teavitus, mis ei toimi kahjuks Eestis kõige paremini ja pigem on see jällegi tüütu. Sellepärast, et väikses riigis ei hakka keegi oma kaardirakendust nii täpseks tegema, et need kõik piirkiirused oleksid siis õiged ja vastavad. Ja siis on veel rajaabiline, mis meie teede võrgustikul kõige paremini ei toimi. Ja see siis kipub teinekord kas siis rooli sikutama või siis helisignaali andma. Õnneks neid kõiki saab välja lülitada, aga seda tuleb teha peale igat käivitust. Kui nüüd selle autoga linna vahel sõita, siis selles mõttes on see mugav, see on vaikne, väljavaade ettepoole hea. Küll muidugi tunnen puudu keskmisest digitaalsest peeglist. Crafterile seda ei pakuta, Sprinterile sa seda saad, et siis oleks palju paremini näha, mis selja taga toimub. Aga kaubikumehed on harjunud, suurte peeglitega saab kõik manööverdused ära teha. Aga harjuma peab muidugi selle auto puhul meeletult suure pöörderaadiusega. No see on tõesti täitsa selline tunne nagu veoautoga sõidaks, sest et ümber pöörata on selle auto
autoga ikkagi üsna tüütu ja peamiselt muudab selle ümberpööramise tüütuks natukene raskemavõitu olev rool ja siin ei ole sellist programmi nagu Ivecotel, ehk siis Ivecotel on niinimetatud City Drive programm, vajutad selle nupu sisse ja siis muudab selle rooli kiireks ja ülekande ka kiireks. Siin on ülekande pikk ja see rooli ülekanne on sellise jäikusega, et sa ühe käega ikkagi manööverdades päris ei keera seda rooli, et sa pead kohati teise käega natukene kaasa aitama, sest muidu lihtsalt käsi libiseb siit rooli pealt ära. Mis on selle auto sõidu paremaks teinud, on loomulikult erinevad sõidu- ja ohutusabilised. Näiteks ummikus on väga mugav selle autoga sõita, kui sul on lisavalikust võetud travel assist. Ehk siis see auto hoiab eessõitjaga distantsi, jääb ise ummikus seisma, võtab hoo üles, pidurdab hoo maha, jääb koha peal seisma, kõik sellised mugavusasjad. Ka lisavarustusega LED-tuled valgustavad pimedas kõik hästi. Pimenurgaandurid annavad juurde, et sa siis kellelegi ei keeraks peale. Ja tagurduskaamera annab ka ikkagi tagurdamisel väga-väga palju mugavust juurde. Mis nüüd puudutab selle auto kütusekulu, siis keskmiseks kütusekuluks sellises konfiguratsioonis lubatakse 9,5. Ja mina sain oma keskmiseks kütusekuluks 11,1, mis on nüüd filmimisega tõusnud veel lausa 11,4 liitri peal. Ja arvestage seda, et ma olen peamiselt sõitnud tühja autoga, et kui siia ikkagi raskust ka veel juurde panna, siis te võiksite ikkagi 12-13 liitrise kütusekuluga arvestada. Nüüd see 103 kilovatine mootor, kus selle 8-käigulise automaatkastiga töötab kohati huvitavalt. Mul jääb kohati tunne, nagu tegemist oleks topeltsiduriga kastiga, aga öeldakse, et see on tavaline klassikaline kast. Ja see kast kipub kohati meeletult sidurit venitama, siis kohati ta vahetab käiku kiiresti, siis kohati jääb mõtlema ja natukenegi, kui sa tahad hoogu juurde saada, õrnalt võetad gaasipedaali peale, kohe hakatakse jälle käike alla lappama, et siis kompenseerida seda jõupuudust. Ja kui natukenegi kiirendama hakkad, siis mootor hakkab karjuma ja rehvi ja tuulemüra tuleb ka juurde ja maanteekiirustel on tegelikult tuulemüra üsna palju, aga see on kõikidel kaubikutel selline. Crafteri hinnad algavad 39 000 eurost. Selline mõistlikult varustatud ikkagi ruumikas Crafter maksab umbes 65 000 eurot ja Sprinteri baashinnaks on 50 000 eurot. Uuendatud Crafter sõidab kaubiku kohta hästi, aga väikse võimsusega mootorid sobivad pigem väiksematele Crafteritele. Sellise suure Crafteri puhul tuleb valida kindlasti võimsaim mootor ja ole tähelepanelik auto komplekteerimisel, et midagi olulist valimata ei jääks.